No tere hommikust siit Costa Ricast. Mul on kell 6 hommikul ja ma teen video enne ära, kui ma astuma hakkan. Mul on täna turupäev ja siis on mul vabad päevad kolmapäevast kuni järgmise esmaspäevani. Nii et täna ma tahtsin jagada sellist momenti, mis mul täna hommikul oli, kui ma olin vetsus. Istusin poti peal ja seal on, ma olen siin on ju maja hoidmas ja siin on kassid ka ja kassidel on oma liivakast vetsus. Ja siis ma vaatasin, seal liivakastis oli üks ämblik, ämblik. Oli üks ämblik ja kakerdas seal ja siis ta jõudis kõige kõrgema mäeni selles liivakastis ja hakkas sealt mööda seda kasti üles ronima ja ei saanud, ribises muudkui alla. Ma ütlesin talle, oota natuke, ma lõpetan ära ja siis ma aitan sind. Ja ta ootas natuke aega. Nii et mida me siit saame õppida? Saame õppida kannatust, et võib-olla ikkagi abi tuleb, et nagu vahel on nii, et nagu ise ei saa hakkama, siis võib kutsuda abi väljaspoolt, et nagu mis siis, kui universumi jaoks on see sama lihtne aidata sind, kui minu jaoks on võtta see ämblik sealt liivakastist ja panna ta välja. Et mõne aja pärast ta hakkas ikkagi ise proovima, sest ta kukkus mul igale poole ja tegi endale haiget. Ja siis ühelt maalt ma siis aitasin ta välja, sest ta oli nagu, tõesti vä? Saangi välja siit. et teeme siis täna sellise nagu kannatlikkus ja siuke nagu usk, et faith inglise keeles, eesti keeles ei ole see nii hea sõna, see usk. Et asjad lähevad hästi. Nii, leia omale mugav asend, kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult omaette olla. Ja hakkame hingama sügavalt ja pehmelt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Ja lõdvestame kogu oma keha, kogu oma füüsilise keha, kogu oma mentaalse keha ja kogu oma emotsionaalse keha. Ja lõdvestume selle heaolu sisse, heaolu tunde sisse. Ja nüüd häälestume kannatlikkuse ja usu energias, et nagu selline, et ma tean, et see tuleb minuni. Ma tean, et see tuleb minuni, sest universum tahab, et ma selle saan. Ja on ainult minu teha jääda kannatlikuks, jääda teadlikuks, et see juba on olemas. Võib-olla see ei ole veel minu füüsilises reaalsuses olemas. Aga see on minu poole teel. Et nagu ärme oleme nagu kannatamatud lapsed kommipoes, et kui kohe ei saa seda kommi, siis muutun kurjaks ja hakkan visklema. Vaid oleme nagu teadlikud, et meie universum, nagu kui meie oleme lapsed, siis meie vanemad armastavad meil ja tahavad meile anda kõige paremat. Et kui me oleme kannatlikud ja kui me teame, et universum armastab meid ja tahab meile seda tuua. Ja meil, kui on vaja midagi muuta, siis universum näitab meile. Meile tulevad ideed, meile tulevad inspiratsioonid. Ja oleme lihtsalt lubame endal olla selles kohas, selles kannatlikkuse, teadlikkuse kohas. Teadlik kannatlikkus. Et meile jõuab see, mida meil on vaja. Kui meil on vaja rongi peale hüpata, siis me teeme seda, et me ei lase neid võimalusi mööda, sest me saame aru, et ka meil on midagi vaja teha, et ei ole ainult universumi teha. Aga et me oleme rahulikult kannatlikud ja hoiame seda teadlikkust, et universum tahab meile seda tuua.
jääme nüüd sellesse energiasse täna ja meie näeme juba homme.